Oi, tervitus! Siin on Tryhards 2020 suvelaagri Crepes Edition. Tule meiega kaasa, vaatame, mida siin majas kõike tehakse peale selle, et enamus aega ollakse majast väljas ja tehakse trenni. Kõige olulisem asi on tõmbekummid. Need, kes ei saa ujuda, need tõmbavad. Ja kui nad tõmbavad, siis neil peavad vaporfly'd jalas olema, sellepärast siis õnnestuvad tõmbed kõige paremini. Niimoodi stiilinäide, kuidas meil asjad käivad. Nii, järgmine oluline asi on treeneri kummipaat, mis on osutunud suhteliselt kasutuks eksemplariks, kuna ma ei jõua lihtsalt järgi neile. Nüüd lähen edasi. Igale maitsele tosse võimalik võtta. Kuna nad on siin vabas saadavuses, siis saate ka tulla proovima. Nike ja Asicseid ja Adidaseid ja igast muud värki. Ja siin on ka näha meie nii-öelda esmane pesukuivatus ja ka lipsokuivatuskoht. Tavapäraselt on see umbes liivane, mudane, nii et me saame ilusti kõik liiva, mida me oleme rannast kaasa toonud, saame tuppa endaga kaasa viia. Selleks, et kõigil oleks jalad liivast. Nii, läheme edasi. Avaneb meie suur tuba, kus on teine pesukuivatusrest. Nii, siis see on siuke elutoa versioon, kus siis niisama ollakse. Või siis loetakse erialast kirjandust õhtuti, kõik studeerivad, kuidas moodi tuleb sporti teha, millised mõjutajad on. Ja veel väga oluline osa, siin on Tryhards pusled, mida me siis iga nädal täiendame. Loodetavasti saavad nad valmis õigeks ajaks. Nii, siis on siin printer, kust tulevad toredad ujumiskavad nagu soojad saiad leivatehasest. Nii, lähme edasi. See on siis koht, kus sünnivad kõige olulisemad asjad treeneri päevas. Ja see on see koht, kus on treeneri kohvimasin. See on nii oluline osa, võib öelda lausa eluline asi treeninglaagri juures. Sest kõik soovivad, et treeneril oleks targad mõtted ja hea tuju ja seda pakub ainult must kuld. Nii, siis ka treeneri magamistuba võib korra sisse vaadata. Ei ole siin midagi erilist, tagasihoidlik kohake. No nii, ja koputame ja vaatame, mis meil siin siis toimub. No nii. Oi, magavad eksemplarid. Trennini on veel 45 minutit aega ja meil on kerge nutisõltuvus ja kerge unesõltuvus. Nii, lähme edasi. Jõuame söögisaali. Siin on kogu meie 20 pealine laagripere saab ilusti einestatud ühe, mitte päris ühe pika laua taga, aga 2 laua taga. Ja köögipool on seal. Järgmine väga oluline vitaalne koht majapidamises on pesumasin ja soojaveepoilerid. Et see pesumasin huugab siin pidevalt, et Tryhards riided puhtud oleksid ja iga kord trennis valmis. Nii. Aeg-ajalt korraldame me ka ühe käega poksimatša. Küll peamiselt verbaalseid, füüsiliseks pole veel läinud, aga seda me saame iga hetk muuta. Nii, lähme edasi. Siin on siis peamine poisterahvaste elutsemisruum enne trenni, peale trenni ja mida on ka siis pildilt näha, kui palju märgi ja mudaseid asju siin on. Siis duširuum, väike saun. Ja siit avaneb vaade masinapargile.
igas võimsuse klassis, igas suuruses, erinevate mootorite poolt soojaks sõidetud masinad. Nii, lähme edasi. Vaatame, mis siin toimub. Magavad millegi pärast. Astume sisse, meil on siin välejalad ja välesõrmed on ühes toas. Keegi ei taha kommenteerida midagi. Selge. Raske on. Raske laager. Ajab palamist. Nii, siin on meie väike taastumisnurk. 2 neidu näitavad ette, mis siin toimub. Meil on olemas Borealise poolt massaažitool. Siin on siuke treenerile sobib see eriti hästi õhtusi juttusi pidama ja samal ajal massaažitoolis istuda. Aga tavapärane on ka see, et siin on üsna korralik järjekord. Siis siin on üks väga tühjaks läinud pippari. Kuidagi väga tühjaks on saadud. Nii, lähme edasi. Siis siin on Normatec Recovery saapad, mida saab kasutada ja samal ajal blackjacki mängida. Siis on siin kuivamas, ma vaatan Kaarel Trepi Mako Nordic trikoo, jah. Siis on siin olemas korralik haamer, millega saab kaasa aidata tulemuse paranemisele. Ja rullimist on siis juba pildilt näha. Kuidagi väga vaikselt rullitakse. Et ei teaks sellega tulema. Siin oli tüdrukute tuba, mis on nüüd jõudnud oma puhtusastme tippu koos ise ehitatud lisakardinatega. Nii. Okei. Vaatame edasi. Tere! Veel rohkem rahvast rikkumist. Nii. Nüüd me oleme jõudnud siis Türgi stiilis kaunistustega magamistuppa, põhiline magala, kus sünnivad suurepärased teosed, nagu näha on all olevat pildilt. Aplausi palun, keegi. Nii. Ja siin olulisel kohal on disainielemendid, sokid, särk, jälle sokid ja siin on veel mingisuguseid toredamaid esemeid, et need käivad kõik kindlasti spordiraagli disaini juurde. Nii, siseneme viimasesse tuppa, kus noored herrad üritavad jänkuisi mõtikaid vaadata. Nii, ka siin on kasutatud idamaiseid disainielemente, et oleks õdusam ja rasva puhul eriti oluline, et oleks valmis Türgis toimuvaks EM-iks oktoobri keskel. Hävelikud poisid hoiavad peitu ennast. See on siis minu sõiduvahend BMW 320D, siis tagavedu, 4-silindriline twin turbomootor, kilovatt mingi 180 ja kõige parem osa on siis pagasnik, mis tuleb ise lahti. Prügi täis. See on siis minu sõiduvahend peale ratta, et see on siis BMW X3 on ju, 5 kohta universaalkere on ju, 5 liitrit 100-le keskmiselt. See ema sõitis. Valge suht maiste värvi. Hästi märgatud. See on siis treeneri Uber, ehk siis millega transporditakse õpilasi trenni ja tagasi.
tegemist on 2015. aasta isendiga, hübriidmootori ja sellise mõnusa sõidumugavusega pilliga. Nii et ma arvan, et õpilased kiidavad, vähemalt need, kes on sõitnud. Ja kui ei kiida, no nii. Siin on Astra perekonnanimega Opel, 4 ratast, sinine, 1001 asja mahub sisse. Ülikõva auto, kõvem kui need seal. Võid näidata neid, mõtled võid autosid. Aga selles suhtes 1001 asja mahub sisse 81 kilovatti ja 11. aastast. Liigub, see on põhiline. Panuksid kolleeg. Ei püsi ise, aga muidu tutikas, ülikorralik. Renault Master siis 2015 või 2000 hoia Marko. Muidu ei püsi. Igatahes räiget ruumi. Lastele räiget meeldib. Näed ruumi palju, isegi mina ülipikk vend. Saan põrgatada sirge seljaga, jalgid vahelt. Üliharjutis ja piiristavad tagasi. Nii, põhimõtteliselt 9 kohta B-kategooria lubadega sõita kõigil ülinorm on ja mis meil siin veel on, siis siin on rattakoopad on ja selleks, et rattad saaks olla väga kasulik. Siis saab potte panna, ise punusi võrgutsi ülesse. Toolid 9, enne ma ütlesin vist juba, vaata laame üle ka. 3, 4, 5, 9 ja 9, siis ikka müüd õige asi. Siin on ka räägib palju ruumi, siis on külje peal uks, tuleb lahti, jopus praegu. Siis saab siit välja minna, siin uks saab siit sisse minna. Ära siit sisse tule, mul on prügi veits siin. Siis saab siit poolt välja tulla, väga hea, saab nagu teate jooksu teha, värke särke. On pasun olemas, kuule seda. Sellega saad tänava peal siis teada, et sul on suht halvasti läinud ikka. Tegin midagi väga valesti. Kapoti all on siis, ma ei hakka lahti tegema, sest ma ei tea midagi, mis seal on. Ilmselt on mingi mootor. Kilovatt ei tea, aga tean, et 10 liitrit võtab 100-le. Nii et selle jaoks on siis mul tehtud korjanduskast ka, et ikka miinustesse ei jääks, kui lapsi peab vedama. Et siis annetuskast siia mõeldud. Ja ma ei teagi, värvivalik on ka siis disainer poolt välja mõeldud spets, nagu meie tiimi värvidega kõigega läheb kokku. Kollane siis päike ja armastus oli punane vist, aga ja suunatuledega läheb kokku ja sinine velg siis ühtsus ja taevas ja vesi ja kõik siuke ilus, et